Mina Kalle Kaskja räägin teile ühe pika loo, nii lühidalt kui võimalik, ühest Keila ajaloosündmusest. Nimelt lugu on rokkfestivalist nimega Rocksport. See oli pea 10 aastat kestev suurkontsert, mis ütleme siis siinkandis oli. Tallinnas ja Haapsalus ja Raplas olid siis mitte meie konkurendid, aga olid siis teised suuremad kontserdid, aga festivalilaadset ja traditsioonihõngulist kontserti mujal ei olnud. Alguse sai asi kuskil, kas oli 93. aasta lõpupoole, kui tekkis mõte siinse korüfeega Oleg Sõlg, kellega sai koos siis musitseeritud ansamblis Alka and the Boys. Ja mõte sündis meil kultuurikeskuses, kus proovi tegime. Et kuna tol ajal esinemisvõimalusi väga palju ei olnud, mõned suvised vabaõhukontserdid, pubid, restoranid, väiksemad kohad, sünnipäevad, juubelid ja mõte sai idanema pandud, et võiks Keilas teha midagi suuremat, siis nagu juba Eesti mastaapsemat. Mõlgutasime mõtteid, saime ka omale kambajõmmi sellesse meeskonda Gunnar Krapsi, kellel siis olid tutvused ja oskus ja teadmine siis organiseerimiskoha pealt. Ja siis ragistasime ajusid mõnda pikka aega ja oli siis asi nagu enam-vähem meie poolt lukku pandud, aga et midagi suurt teha on ju raha vaja. kus siis muud raha ja toetust minna küsima kui Keila linnavalitsusse. Tollal siis oli just olnud sügisel valimised ja oli Keskväljak 11-sse tulnud uus ja energiline linnavõim. Läksime oma idee ja ettepanekuga jutule ja saime kohe esimesel kohtumisel toetuse. Tollane linnapea Leino Mägi ja abilinnapea Aimar Laulik siis olid, kes meid ainult utsitasid ja andsid hoogu juurde, et muidugi teeme. Roheline tuli oli meile antud, siis oligi vaja kondikava kokku panna, et kus me seda teeme, kellega seda teeme ja mismoodi teeme. Et esimene festival, et lihtsalt võib-olla ei tahaks, et oleks tavaline kontsert, et võiks midagi muud veel pakkuda sinna juurde. Ja kusagil Eestimaal oli juba tehtud sellist kontserdiformaati, et kus siis muusikud tulid juba päeval kokku, tundsid ennast mõnusalt, sportisid ja õhtul oli siis suur kontsert. Ja mõtlesime, et prooviks seda varianti, kuna ainukene selline kontserdikoht siin Keilas, kus oleks saanud seda korraldada, oli Keila lauluväljak ja kohe siin külje peal oli meil staadion, kus olid siis jooksurajad ja kaugushüppekastid kõik nagu olemas, et proovime. Mida veel, et võiks külge pookida siis midagi ka nagu lastele. Ja saime ka siis linnavalitsuselt sellise uue mõtte sellele asjale külge, et mitte teha teda nagu tavalist kontserti, aga see võiks olla heategevuskontsert ja võiks olla siis Keila SOS Lasteküla toetuseks. Kuna 94. aastal esimene lasteküla siia Eestisse sai ehitatud ja oli nagu Keila territooriumil ja mõtlesime, et siis saaksime ka kuidagi kasulikud olla, mitte
rahvale pakkuda muusikalist meelelahutust, aga ka siis olla natukene sellise heategevusliku soonega ka nagu seotud. Rääkisime läbi siis ka SOS Lasteküla juhtkonnaga, sealt oli absoluutselt positiivne vastukaja ja mõeldud-tehtud. Esimene kontsert sai siis alguse 2. september aastal 1995 siinsamas kohas, kus me oleme. Siis neid valle siin ei olnud, olid väiksed künkad siinpool, sealpool ja siis staadioni keskel oli siis selline läbikäiguhoov, kuhu siis paigaldasime suure lava. Päev algas sellega, et algus oli kusagil keskpäeval, keskväljakul, kus oli siis suur lastepäev. Tallinnast sõitis kohale legendaarne vanalinna helesinine rong, kes tuli omal jalal siia pea 2 tundi, sõidutas lapsi Keila keskväljakul ja jälle see 2,5 tundi sõitis Tallinna vanalinna tagasi. Oli ka muid atraktsioone ja siis kellaaega ei mäleta täpselt, suure rongkäiguga kõik muusikud, kes siin esinesid, tulid mööda Paldiski maanteed siis siia lauluväljakule. Algasid siis spordivõistlused staadionil. Joosti terve staadioni ringi, hüpati kaugust, muid atraktsioone ja võistlustules olid siis pea Eesti ansamblite koorekiht. Mälus sobrades esinesid siin siis Terminaator, Tuvik Start, Tuberkuloitit, Columbus Chris, Compromise Blue, Benefactress, tüdrukute bänd oli tol ajal hästi atraktiivne ja ka siis Keila oma ansambel Alkanse Boys. Ja õhtujuht oli siis ka toimkonna ja meeskonnas tegev Gunnar Graps. Kontserdil oli, rahvast oli, ütleme, palju, et kogu see staadion praktiliselt oli rahvast täis, arvuliselt ei julge öelda, 1000–1500, võib-olla rohkem. Ajakirjanduse hinnangul oli siin paar tuhat inimest, võta sa kinni. Piirasime ala, turvasime ala, aga üks selline vahva seik jäi meelde sellest, et korraldajatel olid kaelakaardid, kus oli siis ainult nimi ja siis kes ta siis toimkonnas oli. Ja siis järsku märkasime, et territooriumil on üks nooremat sorti väikest kasvu noormees, kellel on kaelasilt on kaelas, nimi on Sass ja siis amet oli tal korraldaja. Saime aru, et oli siis nagu järgi tehtud kaelakaart, aga kuna ta oli selleni osavalt teinud ja ohtu meile väga ei olnud, pigem oli selline naljakas, et näha oli noormees oli vaeva näinud, siis lasime tal siis siin olla. Piletinda ei mäleta, mis ta siis küll oli, aga vähemalt sai teos 5 punkti meie poolt. Kontsert oli suht vara hommikuni, äkki seal kella 3-ni, kella 4-ni öössel ja kui päike oli siis tõusnud septembril 3. siis olime oma meeskonnaga siin platsil. Inimesi ei olnud, aga see plats oli helesinine. Ja helesinine ta oli siis sellest, et just kas samal aastal või enne oli meil siis Eestis ka müügile tulnud long drink, mis oli siis selline publiku lemmikjook, kuigi ka oli siin teisi jooke pakkuda, aga see oli siis suht lemmik. Et see on siis selline mälestus esimesest kontserdist. Kokku kestis see festival 10 aastat, 2004 oli siis ta nagu viimane kontsert ja miks, sellepärast, et hakkas neid muid
kontserte ja festivale tulema siin Eestimaa peal nagu riburada pidi. Raske oli nagu sammu pidada, kuna kontserdi korraldamise kulud kattis osanisti linn ja osanisti siis sponsorid. Et mina, kui hakkasin seda tegema, siis sai tehtud seda 2 aastat, sai vabatahtlikult tehtud ja ka kuna siis aastatega töökoormus suurenes, siis linnavalitsus arvas, et võiks teha siis ikkagi mingi töövõtulepingu, et asi on seda väärt ja võeti siis paariks kuuks nagu palgale, kuigi tegelikult seda tuli teha aastaringselt. Ja jälle mida aasta edasi, siis jälle seda lepingut pikendati jälle kuu võrra ja nii edasi. Ja lõpuks, kui sai siis välja see olemasolev lauluväljak koos nende vallidega, siis sain ka Kultuurikeskuses projektijuhiks lauluväljaku osas. Mõned lõbusamad seigad sellest festivalist, et vahest oli ka niimoodi, et kuna tegemist oli heategevuskontserdiga, siis ka esinejad ei käinud siin tasuta esinemas. Ikka kõik võtsid oma honorari nii palju, kui nad said, nii palju, kui sai alla kaubeldud, aga raha tahtsid kõik. Ja aastat ma ei mäleta, oli siis juba uuel lauluväljakul oli kontsert ja vaatasime, et sponsorrahad pluss siis linnavalitsuse toetus ja piletitulu ei vea kuidagimoodi välja. Ja hakkasin siis juba kontserdi ajal vaikselt häirekella lööma, et äkki mõni ansambel siis langetaks hindasid. Aga ei midagi. Aga siis selle päeva õhtujuht oli Mart Sander, kes oli asjaga kursis ja ütles, et ai, Kalle, minul probleemi ei ole, et mina võin seda siin nullraha eest ka teha, et see tegemine ise on ennast juba nii hästi nagu tasustanud, et sain aru, et sellel vennal on ikka süda õige koha peal. Aga õnneks saime kõik haavad lapitud ja ei olnud kellelegi nagu võlgu jäämis plaani tahtmist ja ei jäänudki. Lasteküla SOS Lasteküla toetuseks oli ta niimoodi, et kõik piletitulu, mis jäi üle, kõik sai omale siis Keila S Lasteküla. Lisaks, kui olid sponsor läbirääkimised, siis olid paljud firmad, kes siis ütlesid, et nad kontserti otse toetada ei saa, aga saavad siis annetada asju Keila SOS Lastekülale. Nii siis jälle, kui ma värskendan mälu, oli äkki kas Inglise saatkond tegi koolimineku pakette igale perele, 12 pere oli toona. Electrolux kinkis igale perele pesumasinaid ja hästi palju oli neid firmasid, enam tõesti ei mäleta, aga võin julgelt väita, et koos selle 10-aastase kontserdi ja sponsorite otsetoetusega teenis läbi selle festivali SOS Lasteküla kusagil 1 000 000 eurot, 1 000 000 krooni kindlasti. Et ta oli küll 10 aasta raames jupi kaupa, aga asi oli seda väärt ja kõik olid tänulikud. Mõni naljakas juhus ka, et kui veel seda uut lauluväljakut ei olnud olemas, mis praeguseks on muidugi vana ja loodame, et siin paari aasta pärast ilutseb meil siin uus, uhke ja lähipiirkonna üks ägedamaid meelelahutuskohti koos uue laululavaga. Siis tekkis kõrval olevalt haiglast pretensioon, et kuna meil kellaajalist piirangut ei olnud selle kontserdiga, siis haigla personal andis märgukirja, et rikute öörahu siin, et muusika on liiga kõva, lärmate
et ei saa oma tegevusi teha ja siis patsientidele on see murekoorem. Noh, võtsime siis kuulda, kuna siis eelnevalt oli siis lava olnud nagu sinnapoole ja siis tegime strateegilise muudatuse, panime siis lava seljaga haigla poole. Mängisime kõik ümber, mänguruumi siin oli ja kuna see kontsert sai siis ära tehtud, siis tuli uus märgukiri, et miks te lava panite seljaga haigla poole, et haigla patsiendid tahtsid näha, et kes kontserdil esinevad, et mitte midagi ei näinud. Jälle oli häda majas. Aga noh, siis tekkisid jah, siia uue lauluväljakuga need vallid ja siis jäigi see traditsiooniliselt lava siis seljaga siis nagu Rõõmukaubamaja poole ja näoga siis staadioni poole. Suuremaid kontserte oli siin siis aastal 2000, kui sai koos Tallinna produktsioonifirmaga tehtud 3-päevane festival. Siis ta oli mitte enam rocksport, vaid oli õhupallifest, kuna 90ndate lõpus hakkasid siin käima ka Keila sõpruslinnad Leedust Pirstonast ja Lätist Siguldast, kus oli hästi populaarne kuumaõhupallide lennutamine, võistlused ja kõik muu, mis selle huvitava alaga nagu koos käisid. Ja aastal 2000 oligi siis koos rock-kontsert ja oli siis kuumaõhupallide võistlus, mis oli esmakordne Eestis. Õhupall oli kusagil 20 ringis, selle eest siis vastutasid meil ja olid meiepoolsed korraldajad Valdur Vaht ja kadunud Alo Sirp. Ja selle 2000 aasta siis kõige suurem rockstar, kes siin käinud on üldse selle festivali raames, oli siis Right Said Fred, kes on ka praegu suht tegev ja tollel ajal oli ikkagi väga kuum nimi. Jälle lauluväljaku publik ajakirjanduse andmetel oli siin 3-4 tuhat, võis vabalt olla. Ja muidugi ka jälle kõik Eesti tipud olid siin koos. Ma arvan, et võib-olla võibki siin kahe käe pöialdel üles lugeda Eesti tippansamblit, kes sellel festivalil esinenud ei ole. Lisaks käis siin ka 90ndate lõpus Piiterist pärit tol ajal Venemaa diskolavade hirm oli Roman Rjaptšev, siis Taanist Down Payment, Soomest selline legendaarne bänd nagu Sleepy Sleepers, hiljema nimega Leningrad Cowboys. Ja neid on siin veel ja veel, küll ja küll. Tahan veel lisada, et algusaastatel 97 sai ka selle festivali külge poogitud klassikalise muusika osa, mis kulmineerus Keila Miikali kirikus. Ja esimesel kontserdil, see oli siis päev varem enne seda rock-kontserti, oli siis esinejaks meil seal Eesti juurtega Saksamaal elav kitarrivirtuoos Boris Björn Wager koos laulja Siiri Sisaski ja Eller Heina tütarlaste vilistlaskooriga. Ja repertuaar muidugi oli puhas maailma rokiklassika. See oli jälle ainulaadne Eestis, kuna kiriku tuure tehti, aga mitte küll palju. Aga just selles laadis, et hakata kirikus rocki laulma, see oli esmakordne. Ja muidugi see suur kirikusaal, mis siis mahutab ka väidetavalt seal püstijala seistes 500 pluss inimest,
oligi, pilgeni oli täis, üleval oreli rõdu, kõik oli täis ja kui esimene Planti Zeppelini lugu tuli täie rauaga sealt, siis loo lõppedes rahvas vilistas, aplodeeris, plaksutas ja tollane kirikuõpetaja Jaan Jaani, kes oli esimeses reas, vaikselt tõusis püsti, läks oma käärkambrisse, midagi ei öelnud. Aga see õhustik ja see õhk, mis seal sees oli, see oli täiesti enneolematu. Kuni kontserdi lõpuni. Hiljem kirikuõpetaja ka kiitis seda, andis oma õnnistuse sellele. Nüüd ta juba kadunud, Jaan Jaani, oli asjaga päri, aga see oli ka nagu temale esmakordne kogemus, et selline asi võib juhtuda ja nii palju inimesi kirikusse tuua. See oli vägev sündmus, mida ka tegelikult siis salvestas ETV ja sellest on ka siis videosalvestus olemas. Järgneval aastal esines samas kohas klassikalise muusika kavaga siis maailma esiparemikku kuulunud flöödi virtuoos Jean-Claude Gerard, kellel oli repertuaaris ka ainult puhas kuld ja maailma klassika, mis ei toonud nii palju rahvast, et oleks püsti kõik täis kohad olnud seal kirikus, aga publiku arv oli muljet avaldav. Üks väikene naljakas seik jälle, kui käisime lennujaamas tal vastas, teadsime siis seda lendu, millega tuleb koos siis abilinnapea Aimar Laulikuga. Ootame pool tundi, ootame tunni, lend oli juba ammu saabunud, keda ei ole meie muusikust virtuoosi. 1,5 tundi ja läksime siis küsima, et kas selline inimene tuli lennuki pealt ja ta tuli, aga peetakse tollis kinni. Ja põhjus oli selles, et tal oli kullast flööt ja tolli inimestele sel ajal seal 90ndate lõpupoole tundus kuidagi kahtlane, et miks peab pilli üle kuldama. Vaadati, uuriti pabereid, asju, kõik oli õige, pääses minema. Noh, kui meiega kohtusime, oli ta muidugi ülivihane, et kuidas niimoodi saab. Aga sai. Viisime ta siis EMI hotelli, kus oli ta majutus ja pidi seal siis paar tundi puhkama ja siis tulema Keilasse proovi kirikusse. Noh, ja siis Aimariga koduteel siis mõtlesime, et näed, et lennujaamas sai siis tollis sai natukene jutumärkides nalja, et nüüd kindlasti hotellis ei ole sooja vett, nagu meil oli siin kunagi kombeks. Noh, ja siis, kui me järgi läksime tal uuesti, et ja proovi tuleks, siis saime jälle pragada, et miks hotellis sooja vett ei olnud. Ja nii oligi. Veel selle pika ajaloo jooksul kõik ansamblid, kes oli kutsutud läbi selle 10 aasta, kõik õhtujuhid, päevajuhid, kes olid kutsutud, kõik olid kohal, kõik pidasid oma lepingutest kinni, ainult üks artist, kes vedas alt, oli Mati Nuude, kes oli siis ühe festivali õhtu peaesinejaks mõeldud. Aga sai maisu ninna, et teda pole nähtud siin nädal aega kusagil, siis oli kiirreageerimine ja olemasolevatest ansamblitest, kes veel olid jäänud meile siia, Fiksipillimehed, Krapsipillimehed, Volkonski oli siis õhtujuht, seal oli veel ja klopsiti kokku eksperimentaalansambel. Ja mis oli ilmselt parem kui Mati Nuude kokku. Nad jämmisid, lambist lood tulid ja kui Nuude oleks esinenud tund aega, nemad esinesid 1,5 tundi. Nii et selliseid asju ka juhtub, aga jälle kõik õnnestus ja rahvas petta ei saanud, pigem boonuse.
aga see oligi selline lühikokkuvõte sellest ajast. Suur tänu Aimar Laulikule, kes oli selle asja suur promootor, abistaja, üks peakorraldaja, kadunud Oleg Selg, kes oli idee autor, üks idee autoritest. Olgu muld talle kerge, Gunnar Graps, kes esimesed paar aastat aitas seda asja läbi viia. Fantastilised kogemused, tutvused, mis hiljem aitasid meil seda asja nagu edasi viia. Ja Keila linnavalitsus tervikuna, kes siis 95. kuni 94. aastani pani sellele asjale õla alla ja aitas korraldada. See oli üks Keila linna visiitkaarte, üks suuremaid, mis on olnud, läbi mille siiamaani, kui tullakse Keila lauluväljakule või siis Keila kultuurikeskusesse esinema, siis et vot, teil oli ju siis seesama rokkspordifestival või õhupallirokk. Nii et aitäh kõigile, kes seal osalesid, kes aitasid seda korraldada ja aitäh Keila TV-le, et selline asi sai ajalukku jäädvustatud. Ahoi!